Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan tutvustada teile sellist mängu nagu robozzle.com. See on nüüd jällegi mäng, mis sobib väga hästi enne programmeerimise juurde asumist. Mängu mõte on siis selles, et siin on üks robot või üks selline raketikene, mis peab korjama tähtesid. Ja selleks, et ta seda teeks, tuleb anda talle siis väga täpsed korraldused. Kõigepealt ta siis annab kohe õpetusega, kuidas siin toimetada. Nii. Ja enne ta ei lase ka siin midagi tegema hakata, kui te olete selle läbi vaadanud. Nii, nüüd ta siis ütleb ära, et saab otse minna, saab keerata paremale ja vasakule. Nii, ja kui see on siis läbi vaadatud ja tehtud, siis saab vajutada go ja siis näeb, mis on toimunud. Nii, ja nüüd siis saab hakata tegema. Selleks on vaja klõpsata siis kõigepealt nuppude peal. Nii, no nüüd ma näen, et esimene ülesanne on selline, et tal on vaja kõigepealt 2 sammu edasi liikuda. Nüüd ümber pöörata. Selleks ma valin 2 korda siis pööramist. Ja siis liikuda jällegi otse. Nii mitu sammu, et ma saaksin ka siis teise tähe kätte. No nii, ja kui on valmis, siis üks kord veel tuleb panna, siis vajutan go. Nii, ja näen kohe, kas siis andsin käskused õigesti. Nii andsin, saan järgmisele tasemele. Jällegi nüüd ta ütleb, et nüüd ma pean kasutama siis juba seda funktsiooni F2. Nii. Ja kui ma olen siis jällegi ära vaadanud, mis siin tegema peab, siis saan ma lahendama hakata. Nii, mina paneks nüüd F2, paneks siis nii, et ta liigub 2 sammu edasi. Nii. Ja nüüd ta liigub F2, siis liigub 2 sammu edasi. Nüüd ta peab pöörama. Nii, ja 2 korda F2 ehk siis 2 korda edasi. Nii, vaatame, kas nüüd töötab. Nii, ja õnnestuski. Nii, järgmine tase on nüüd selline, et ma pean siis ühe sammu astuma ja see peab olema selline korduv tegevus. Nii, et ma panen noole ja panen selle sama F1 ja vaatame, kas ta nüüd siis korjab kõik tähekesed kokku. Korjas küll. Nii edasi. Nüüd on mul juba vaja kasutama hakata ka siin värve. Et tuleb valida siis kindel märk, kas siis nool või pööramine. Ja siis ka õige värv. Nii. No nii, mulle tundub, et ta kõigepealt läheb otse punasega. Nii, ja siis ta sinisega pöörab. Nii, sinisega ta pöörab. Nii, sinisega pöörab, siis see tähendab, nüüd võtame selle pööramise märgi siin. Nii, ta pöörab teisele poole. Nii, panen selle ära. Ja nüüd F1. Nii, vaatame, mis sai. Läheb otse. Pöörab. Nii, aga nüüd jäigi pöörama. Nii. Tuleb natuke teistmoodi mööda. Nii, proovime uuesti. Nii. Vaatame, mis ta meil nii teeb. Nii, nüüd ei hakka üldse liikuma. Nii. Ja siin ta nüüd keerutab, aga ta peaks ka edasi minema. Nii, vaatame, kui ta nii paneme lihtsalt. Pagan. Nii, paneme kinni, ma pean otsast peale hakkama. Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan teile tutvustada sellist mängu nagu robozzle.com. Ja selle mängu juures siis on jällegi hea teada, et see sobib väga hästi programmeerimise eeltööks. Sest siin on juba vaja hakata siis ka õpilasele andma robotile või sellele väiksele raketile siin käsklusi,
nii et ta samm-sammuliselt liiguks ja korjaks siit üles kõik tähed. Nii, kõigepealt esimene ülesanne siin ta kohe ka räägib ära, mida ta siin tegema peab, et saab siis liikuda otse või siis pöörata. Ja kui see nüüd ära vaadata, siis ta lubab ülesannet juba lahendama ka. Nii, esimene ülesanne on lihtne, mul on vaja siis kõigepealt liikuda otse, siis pöörata, täispööre, nii ja liikuda jällegi otse 5 sammu. Nii. Ja siis Go-nupp on see, mis siis laseb mul kohe kontrollida, kas ma õigesti tegin. Nii, väga hea, saan edasi minna. Nüüd on vaja siis kasutada juba F2 või sellist funktsiooni, et määrad siis mingi korduva tegevuse sinna. Nii, ja mingi lahendaja minna. Mulle tundub, et kõige arukam oleks panna siia praegu see, et liigub otse. Ehk siis nüüd ma võtangi siis F2, panen siia F1-le. Siis ta pöörab. Nii ja uuesti F2. Nii, vaatame, kas töötab. Ja tõepoolest nii üks F2 veel, unustasin ära, et natuke pikemalt liikuma. Nii ja ongi valmis. Järgmine tase. Nüüd on siis juba korduv tegevus, et siin ma valin siis nüüd selle noole ja panen, et seda juhtub mitu korda, nüüd võtan selle sama F1, et sama tegevus toimub mitu korda. Korduvalt. Nii, ja saingi. Nii, nüüd on mul vaja ka siis värv valida, nii et kui mingisugune teistmoodi tegevus tuleb, siis tuleb valida siin teine värv. Nii, kõigepealt mul on siis vaja liikuda noolega edasi ja siis on mul vaja pöörata ja pöörata on vaja sinise värvi juurest. Nii, ja ma panen nüüd siis see, et see on korduv tegevus, vaatame, kas tuleb välja. Nii, ja nüüd on siis juba see, et ta siin pakub ka võimalust, et ma ennast registreeriksin ja saaksin siis edasi jätkata juba selle mänguga siis juba oma nime alt. Nii. Aga meie siin praegu nüüd teiega koos seda tegema ei hakka, kellel on siis rohkem huvi, saab ise siin siit edasi minna. Et mõnusat katsetamist teile siis selle robozzle.com mänguga, mis siis sobib tõepoolest väga hästi programmeerimise tegevuste ette.